Päris kiiresti, kõigepealt aitäh kõigile neile, kes olid õigel ajal siin kohal. Ja pärastlõunaste seminaridega on alati selline häda, et osa inimesi kaob ära kuskile. Aga pole midagi, eks ka laager on selleks, et on tarvis puhata ja eks keegi on võib-olla ka natuke ajataju on ära kadunud, aga aitäh, et te olete siin kohal ja me alustame. Okei? Langetame korraks pea ja palvetame, palume Issanda õnnistust ja tema ligiolu siin. Issand, me täname sind selle eest, et sina oled siin selles pühas paigas ja me tahame selle aja, mis me siin koos mõtiskleme sinu sõna ümber. Palume, Issand, et see aeg võiks olla õnnistatud sinu poolt ja juhitud sinu poolt. Täname, Issand, sinu õnnistuste eest ja palun kõneta meid ja õnnista Jeesuse nimel. Ja Jumala rahvas ütleb... Aamen. Oh, kui tubli. Nagu oleks täis saal olnud. Väga hea. Nii, aga kallid sõbrad, meie suvekonverentsi siis terve see teema tiirleb üle Jeesuse sõnade minna ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Ja see on, nagu ma ka esimesel päeval mainisin, see on päriselt üks versioon Jeesuse suurest missiooni käsust või missiooni läkitusest. Kuid see ei ole ainukene ja ka Matteuse evangeeliumi oma ei ole ainukene. Ja ma arvan, et esimese asjana teeme piiblid lahti, ma loodan, et teil on need kaasas või on teil elektroonsed variandid olemas. Kõigepealt vaatame Matteuse evangeelium 28 peatükk ja kuidas siis suur Jeesuse missiooni käsk on kirjutatud Matteuse evangeeliumis. Matteuse evangeelium 28 peatükk ja salmid 18 siis ja kuni lõpuni. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on selline kõige tuntum versioon Jeesuse suurest missiooni käsust ja ta on selline võib-olla mingil määral kõige põhjalikum. Ja siin on nagu kuidagi hästi ilusti, võib öelda isegi poeetiliselt, nagu see kõik üles ehitatud ja öeldud, kuidas Jeesus kõigepealt ütleb, et minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal ja nüüd mina läkitan teid, minge. Tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid järgima kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja siit ka koorub välja, eks ole, see sama missioon, millest me oleme ka palju kordi rääkinud, et mida me peame siis tegema. Et me peamegi kõigepealt minema inimeste juurde, siis tegema neid jüngriteks, ristima ja õpetama. Ja ma usun, et te olete seda kirja kohta väga palju kordi ka ise kuulnud ja lugenud. Markuse evangeeliumi missiooni käsk, nagu me oleme ka lugenud, on palju lühem. Ja Jeesus ütles neile, Markuse evangeeliumi 16. peatükk ja 15. salm, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja sealt edasi Jeesus läheb ütlema, kes usub ja on ristitusse, päästetakse, kes ei usu, mõistetakse hukka. Jeesus jätkab siis ka rääkides, et mis on need tunnustähed, mis hakkavad inimesi saatma. Ja 20. salm ütlebki meile, aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid. Kui Jeesus ütles neile, minge kuulutage käskivas kõneviisis, siis 20. salm meile ütleb ja jüngrid läksidki välja ja kuulutasid. Nad täitsid seda, mida Jeesus oli neile ütelnud. Kui me läheme aga Luuka evangeeliumisse, siis Luuka evangeeliumi selline läkitus on natukene teistsugune. Ja see on kirjas päris viimases peatükis 24. Ja Jeesus ütles neile 46. salmis, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja 3. päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan
teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Põhimõtteliselt kordub seesama mõte, kus Jeesus seletab neile, et nõnda oligi kirjutatud, et pidi tulema Messias, Jumala poeg, ta pidi kannatama, üles tõusma ja sellel evangeeliumi rõõmusõnum ta peab minema nüüd tervesse maailmasse. Ja Jeesus ütleb, ja teie olete nende asjade tunnistajad. Ühesõnaga, te olete seda näinud, kuidas see protsess siis toimus ja nüüd olge head ja viige seda edasi, te olete minu tunnistajad. Ja vaadake, mina läkitan teile oma isa tõotuse ehk siis püha vaimu. Ja kui me vaatame Johannese evangeeliumit, siis Johannese evangeeliumis see suur missionikäsk on Johannese 20. peatükis. Kui Jeesus ilmus oma jüngritele, Johannese 20 ja alates 20. salmist, kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge, siis said jüngrid rõõmsaks issandat nähes. Jeesus ütles neile taas rahu teile, nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim, kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Need olid need 4 Jeesuse missioni käsku erinevas formaadis, erineva natukene sõnastusega, aga see asja tuum on üks ja seesama. Keegi ei vaidle ju vastu, eks ole? Ja teate, kui ma neid lugesin ja mõtlesin ja vaatasin natukene neid Jeesuse missioni käske, kas te panite ühte sellist, küll väga lihtsat, see on lihtne küsimus päriselt, aga kas te panite ühte sellist asja tähele, mis kõigi nende 4 puhul on hästi sarnane? Jeesus ütleb seda käsuna. Panite seda tähele? See on käskivas kõneviisis öeldud. Ainukene võib-olla variant, kus on pehmemalt seda öeldud, on Luuka evangeeliumi versioon, eks ole. Aga põhimõtteliselt, kui me vaatame, siis praktiliselt igas evangeeliumis on see öeldud ikkagi käskivas kõneviisis. Teate, me elame sellisel ajal ja ajastul, kus ega meile väga ei meeldi, kui keegi meile midagi ütleb käskivas kõneviisis. On ju? Ega meile eriti ei meeldi, kui pastor tuleb ja ütleb, kuule, tee see ära. Meile meeldiks palju rohkem, kui pastor tuleks ja ütleks, vot meil on üks töö, mis vajab tegemist. Ja see oleks nii hea ja oleks suureks õnnistuseks meile, kui sa kaaluksid seda võimalust, kas äkki võib olla Jumala vaim sind liigutab selles suunas, et sa võtad ja paned need toolid ilusasti ritta. Eks ole? Meile nagu tänapäeval eriti ei meeldi, kui meile öeldakse otse, et sa pead seda tegema. See on sinu töö, see on sinu kohustus. Mine, tee. On ju? Me tänapäeval isegi suhteliselt nagu kardame kellegilt midagi niimoodi otseselt, isegi jõuliselt paluda, kuid Jeesus siin isegi ei palu. Vaid Jeesus ütleb, kallid jüngrid, te olite kõigile sellele tunnistajaks ja nüüd periood, eks ole, minge, tehke. Minge kogu maailmasse. Ja teate, mis teeb veel asja raskemaks, on ju ka see, kui me mõtleme, kes olid Jeesuse jüngrid. Nende seas, nagu ma olen ka mõnes koguduses jutlustanud ja rääkinud, nende seas ju ei olnud mitte ühtegi, teate, sellist mõjuvõimsat inimest, kellel oleks olnud suur auditoorium, kelle ees esineda. Neil ei olnud mitte ühtegi sellist poliitilist tegelast, on ju, kes oleks võinud omada mingit sellist poliitilist platvormi, kust nagu kõnetada inimesi. Ei olnud ühtegi ärimeest, kes oleks võinud seda kõike kinni maksta, mida nad nüüd pidid tegema, eks ole. Nende seas ei olnud ju mitte ühtegi sellist kõvasti õpetatud teoloogi, kes oleks võinud nii enesekindel olla ja õpetada nii, nagu seda tegid siin Mark ja Anne ja Taavet, eks ole, kes on õppinud ja kõrgelt haritud inimesed, eks ole.
Nemad olid ju täiesti tavalised inimesed. Põhimõtteliselt ilma suure hariduseta. Põhimõtteliselt ilma nagu mingisuguse erilise sellise kogemuseta. Arvatavasti nad ei olnud mitte kunagi väljaspool oma riigi piire isegi rännanud. Ja Jeesus ütleb, aga nüüd tervesse maailmasse. Palun, kuulutage evangeeliumi. Ma arvan, et see pidi olema neile päris hirmus. See evangeeliumi kuulutamise üleskutse võib ka meile vahel olla hirmus. See võib ka meile teinekord näida, et see on väga-väga suur ja raske. Ja vahetevahel on ka veel see, et kui tuleb selline käskivas kõneviisis asi, siis tõesti see võibki olla niimoodi, et me tunneme ennast kuidagi kohustatud, süüdi, võib-olla isegi rõhutud, et ma pean midagi tegema, aga ma seda ei tee. Ja tekib selline süütunne ja koorem. Aga ma usun, et see ei ole see, mida Jumal läbi selle missiooni käsu meie peale paneb. Ma tahaksin nüüd, et te pööraksite oma pilgud nüüd ekraanile ja nüüd teid natukene kõnetab üks meie kiriku pastoritest, Priit Tamm Tartust. Nii et tähelepanu ekraanile. No ta Tartust sõidab praegu. Võtab natuke aega. Kohe pastor Priit jagab natukene oma kogemust evangeeliumi kuulutamisest. Nii, pilt on ees. Kõikidele suvekonverentsilistele. Tere kõikidele suvekonverentsilistele. Kuidas siis on minul olnud kuulutamisega? Tere kõikidele suvekonverentsilistele. Kuidas siis on minul olnud kuulutamisega? Eks ma olen oma pika ja auväärse elu jooksul kuulutanud ju väga erinevates olukordades. Ja kõige rohkem ma arvan, et minu kogemuse põhjal kuulutus on olnud tõhus ikkagi oma eluga ja suhete kaudu. Et kui ma ikkagi olen saanud mingite uute inimestega sellise lähedasema suhte ja kui nad teavad ka, kes ma olen, et ma olen kristlane, järgin Jeesust, siis nad paratamatult kipuvad tähele panema minu elu ja nad saavad teha sellest oma järeldused. Ja mulle tundub, et põhiline asi tänapäeval ongi kuulutuse puhul see, et inimesed jälgivad, kuidas see, mida sa usud, on mõjutanud sinu elu. Ja kas asjad, millest sa räägid, toimivad ka päriselt sinu elus. Rasked on olnud need hetked, kus võib-olla see surve on tulnud tegelikult, kas ütleme siis usklikkonna poolt või ikkagi räägitakse sellest, et sa pead kogu aeg tunnistama ja sa pead kogu aeg kuulutama. Ja see on pigem see raskus kiriku enda seest poolt. Ja enamasti ongi mõeldud seda, et ei tohiks mööduda päevagi. Ma mäletan oma noorest põlvest, et ei tohi päevagi mööduda, kui sa kellelegi ei tunnista, muidu sa ei ole hea kristlane. Ja siis tekitas sellise surve ja teinekord ka halva südametunnistuse, sest et alati ei olnud võimalik kellelegi tunnistada. Ja aegade jooksul ma olen mõelnud, kas see ikkagi tegelikult on olnud selline päris õige lähenemine asjale. Ma mäletan ühte lugu, kui ma olin näiteks oma sõjaväekaaslastega ühes telgis nädalate kaupa, elasime koos, siis kutid ühel hetkel ütlesid, et me oleme sind vaadanud ja jälginud ja me vaatame, et see, mida sa nagu usud, et kogu see sinu usuvärk vist on ikka päris.
ma ütlesin, jah, see on tõesti päris. Ja siis nendel, olles mõnda aega üheskoos raskustest ja erinevatest olukordadest läbi tulnud, siis me saime nagu lähedasteks ja siis hakkasid tekkima küsimused. Ja siis ka ükskord, kui me olime üheskoos saunas, pärast üldse pikka rasket õppust, siis ta ütles, et kuule, et ma tahaksin, et mul oleks ka selline usk, nagu sinul on, et ma vaatan, et see asi sinu elus toimib. Nii et ma julgustan pigem kõigepealt oma eluga elama välja usku ja alles siis, kui on väga vaja, siis ka minna ja tülitada inimest võib-olla mingite teooriatega või lihtsalt ilusate kristlike lööklausetega. Nii et evangelism on elu ja see on kõige parem tunnistus, nii et seda ma soovin meile kõikidele. See on minu kogemus ja ma usun, et see peaks ka kõigi teisi puudutama. Ilusat konverentsi jätku teile! Aitäh pastor Priidule ja see on ilusasti öeldud, et evangelism on elu. Et see ei ole midagi, mida me peame tegema. See ei ole midagi sellist, mis me peame nüüd kogu aeg, nagu pastor Priit väga hästi kirjeldas seda paaniliselt iga päev mõtlema, et appikene, kas ma nüüd täna ikka kellegile tunnistasin või ei tunnistanud ja kui ei tunnistanud, kui halb kristlane ma olen ja küllap Jumal on taevas hästi vihane minu peale. Et see kindlasti ei ole missiooni käsk selles mõttes, et see peaks meid kuidagi äärmiselt rõhuma. Aga evangelism ja tunnistamine oma usust ja selle missiooni käsu täitmine peaks päriselt tulema meil hästi lihtsalt lähtuvast sellest, kuidas me oma elu elame. Tuletame meelde eilse õhtu jutlust pastor Üllas Tanklerit, eks ole? Kus ta väga hästi ütles, et kõik algab sellest, et me oleme Jeesusega. On ju? Me kõigepealt oleme Jeesusega. Ja siis me tegutseme ja siis me räägime. Ja see on ka hästi tähtis. Ja nii nagu pastor Stanislav ütles, et kõik ka meie enda isiklikus elus algab Jumala otsimisest, nendest suhetest temaga, sest Jumala riik on lähedal. Ja sõbrad, ma usun, et me kõik praegu oleme sellega nõus ja arvatavasti noogutame hästi kõvasti. Kuid teate, nagu tavaliselt teel on olemas üks kraav, üks äärmus, kuhu võib sattuda ja tulemus tavaliselt ei ole väga hea. Kui keegi on kraavis kunagi käinud, sõitnud sinna, siis teab, et see väga meeldiv kogemus ei ole. Aga on olemas ka teine kraav, kuhu täpselt samamoodi võib sattuda ja sisse sõita. Ja teate, tulem on täpselt seesama. Ei seal ei ole parem ega seal ei ole parem. Üheski äärmuses ei ole hea. Normaalne inimene sõidab mööda teed, tasakaalus. Kuid teine äärmus on see, kui me kristlastena ennast hästi laseme lõdvaks. Lihtsalt laseme lõdvaks ja mõtlemegi, aga ma rahulikult elangi oma kristlikku elu. No kui mitte kristlased tahavad midagi minu käest küsida, ega ma ju vastu ei ole, las tulevad. Et ega ju mina põhimõtteliselt, mina rahulikult vaikselt elan oma elu edasi ja egas, kui keegi tahab midagi küsida, siis tulgu. Ja ma arvan, et ka see lähenemine ei ole õige, on ju? Ja teate, kui päris aus olla, siis mul on isegi natukene siuke kuri kahtlus, et me eksime siin pool isegi natukene rohkem kui sellel teisel pool. Kas pole nii? Ma arvan, et vaevalt siin keegi meist on, kes iga päev paaniliselt mõtleb, et kuule, kas ma täna kellegile jutlustasin või kuulutasin, on ju? Pigem on võib-olla probleem see, et me siin pool oleme liiga lõdvaks ennast lasnud ja ei mõtle sellele, et kuule, aga võib-olla mitte ainult oma eludega tunnistada, aga võib-olla ma peaksin ka oma sõnadega seda tegema, võib-olla ma peaksin seda ka oma tegudega tegema. Nii et seepärast need kaks asja peavad olema väga hästi balansis. Kuulame nüüd, mida räägib pastor Rauno Haapsalust sellest, kuidas temal on õnnestunud jagada evangeeliumi oma sõpradele ja tuttavatele. No me ei kuule sind. Räägi kõvemini Haapsalust. Ta kuulis.
Tervist, hea suvekonverentsi rahvas. Siin on minu lühike tunnistus. Mind on alati julgustanud Jeesuse sõnad Markuse evangeeliumist ja kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida. Vaid rääkige seda, mida iganes antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid püha vaim. Nii rasked olukorrad võib-olla meie ees alati ei ole, et meid valitsejate ja kuningate ette viiakse, aga oma tunnistuse me anname ja kogu meie elu on tunnistus ja kui me peame ka sõnadega seda ütlema, küllap Jumala vaim aitab ja juhib meid, mida teha. Mõned aastad tagasi ma tulin suvekonverentsile ja Tallinnast rongiga Jõhvist võtsin takso. Sain taksojuhiga hea vestlusjärje peale ja ta rääkis mulle oma elust ja ma palvetasin tema pärast, palvetan siiani. Aga laagrisse kohale jõudes jäi mees väga tõsiseks ja vaatas seda laagrit ja ütles, et ta on lapsepõlves 4 korda, 4 aastat suviti selles laagris olnud ja ma usun, et Jumal tahtis mind selle inimesega kokku viia ja Jumal tahtis, et keegi palvetab tema pärast, kuidagi tema südant puudutatakse ja see tunnistus oli kindlasti ja see kokkusaamine oli üks osa Jumala tahtmisest ja Jumal andis mulle neid asju temaga koos rääkida või temale rääkida, mida ma tookord rääkisin. Aga üldiselt minu jaoks on kõige parem ja lihtsam olnud tunnistust anda, kui minu juurde tullakse ja küsitakse. Ja see võimalus on mul tänu Jumalale olnud. Mu töökaaslased on tulnud mitmel korral mu juurde. Vestlused on väga pikad olnud, mõnikord tunde, kus nad esitavad küsimusi. Nad on asjadest valesti aru saanud. Nad on kristlastest valesti aru saanud. Ja ma rõõmuga olen neile rääkinud siis, kuidas mina olen Piiblit mõistnud, kuidas minule on Jeesus neid asju seletanud ja nad on rahule jäänud sellega. Aga kõige üldisemalt on minu jaoks kogu elu üks tunnistus. Kui ma puutun kokku inimestega, kui ma teen oma igapäevast tööd, siis ma tean, et ma teen seda Jumalale ja see on üks suur tunnistus, mida ma iga päev annan, isegi kui ma kellelegi otseselt Jumalast, Jeesusest ei räägi ja tema päästest. Ma saan aru, et ma annan seda tunnistust siiski edasi. Ja me ei pea ka väga palju muretsema, kuhu ja kelle juurde Jumal meid saadab, et kas ta saadab. Ta saadab ja need inimesed, kellega me igapäevaselt kokku puutume, nende juurde Jumal ongi meid saatnud rääkima tema pojast Jeesusest ja sellest lunastusest, mida ta meile kõigile toonud on, sellest päästest, mida ta meile toonud on. Need on lühikesed mõtted ja võib-olla julgustavad teid. Toredat koosviibimist ja rahulikku puhkuseaega sel suvel ja loodan teie paljudega kohtuda üsna pea. Aitäh pastor Raunole. Ja mulle meeldis, kuidas pastor Rauno siin ütleb seda, et päriselt Jumal saadab meid nende inimeste juurde, kellega me igapäevaselt kontaktis oleme. On ju? See on tore lugu, kuidas ta rääkis sellest taksojuhist, kes teda siia laagrisse tõi. Teate, meil on alati selline võimalus istuda taksos ja lihtsalt aknast välja vaadata. On ju? Või rääkida ja vaadata, kuhu see jutuajamine viib. Ja kindlasti ma ei mõtle, et me kristlastena peame olema sellised mingisugused müügiagendid, eks ole, kes püüavad kogu aeg kõikidele midagi pähe määrida, ma ei tea, võib-olla keegi teist on
kokku sattunud selliste inimestega ja isegi mõne aeg tagasi teate need igasugused püramiidiskeemid, kus sa pead leidma endale seal, ma ei tea, 10 inimest, kes veel müüvad mingisugust asja veel järgmisele 10 inimesele ja ma olen kuulnud selliseid huvitavaid asju, kuidas inimene, isegi tuttav inimene helistab oma tuttavale, kuule, lähme kohvikusse ja mõtles, et appikene, kui tore, lõppude lõpuks ta kutsus kohvikusse ja siis, kui ta kohvikus maha istus, siis hakkas talle mingi müügipropagandat tegema, eks ole. Ja inimene oli jõle vihane, et kuule appikene, sa minuga muidu ei suhtle ja nüüd sa tahad mulle lihtsalt midagi pähe määrida. Ja ma arvan, et me kristlastena ei pea olema sellised inimesed, kes igal võimalusel püüavad kellegile midagi pähe määrida. Aga samas ma usun, et tihtipeale just see, mida Rauno ütles, on, et Jumal, ta teinekord saadab meie teele inimesi, aga ma kardan, et mitte alati me ei pane tähele, miks Jumal kedagi meie teele saatis. Kas on nii? Kas on niimoodi teil ka vahel olnud, et sa pärast mõtled, et kuule, aga äkki ma oleks pidanud, ma ei tea, ütlema talle midagi. Äkki ma oleks pidanud teda kirikusse kutsuma. Äkki ma oleks pidanud julguse kokku võtma ja palvetama tema eest ja äkki ma oleks pidanud võib-olla veel midagi tegema. Ja sa mõtled, et nagu oli põhjust suunata jutt usu teemale, aga ma ei kasutanud seda momenti ära. Ja ma usun, et see asi ongi nagu nende kraavidega, mida ma rääkisin, et meil on teinekord võimalus kas minna ühte äärmusesse, et me teeme seda kogu aeg või kui ei tee, siis me oleme hästi kuidagi tunneme ennast süüdi, kui me ei kuuluta evangeeliumi ja võtame seda kui mingit väga ebameeldivat kohustust. Või siis on vastupidi, et me teinekord laseme liiga lõdvaks ja ma ei mõtle selle peale, et võib-olla see inimene, kellega ma tihti koos olen, et võib-olla mingil hetkel tuleb see aeg, kui mul oleks tarvis temaga ka jagada, mis Jumal on teinud minu elus. Võib-olla mingi hetk Jumal nagu loob asjad niimoodi, et tekibki just see õige aeg, kus ma saan tema eest palvetada või saan teda kirikusse või alfakursusele kutsuda või pakun talle midagi kristlikku lugemiseks või tunnistan talle kuidagi veel teisel viisil. Me ju käime tihtipeale enamuses samades poodides, sama automehaaniku juures, sama juuksuri juures aastaid. Töötame aastaid tihtipeale sama töökoha peal. Ja teate, ma arvan, et see on probleem, kui Jumal tänatud, ma olen siin töökohal 10 aastat olnud ja mitte keegi ei tea, et ma kristlane olen. Ma arvan, et see on probleem. Pigem ma usun, et me peaksime laskma sellel Jumala valgusel meist niimoodi paista, et inimesed tõesti tuleksid, küsiksid ja et meil oleks võimalik neile rääkida Jumalast. Teate, üks tore inimene, kes seda minu arust väga hästi teeb, on teile kõigile väga hästi tuttav Urmas Sassian. Urmas Sassian kohe tuleb siia telki ja ta räägib natukene, kuidas Jumal on talle andnud võimalusi kuulutada Jumalast ja rääkida Jumalast oma töökaaslastele ja sõpradele. Ole hea, tule siia. Tere teile kõigile ka minu poolt. Ma ei tea, kas ma just kõige parem eeskuju olen. Ma küll olen püüdlik hästi, ma püüan seda kõike hästi teha. Kuigi kui Robert mu käest küsis, et ma sellest räägiks, siis ma püüdsin kokku lugeda, palju ma tean inimesi, keda ma olen tegelikult Jeesuse juurde juhtinud, siis ma julgen arvata, et need on ühe käe sõrmedel ikkagi loetud. Aga mina olen ka pigem nõus Priiduga, mis ka Priit ütles, et evangeeliumi kuulutus algab ikkagi meie tegudest ja meie elamisest, kuidas me elame. Ma usun, et meie kõik kristlastena mõistame seda, mida Jumal on meie jaoks teinud ja kui väga Jumal meid armastab. Ja mina tunnen enda kohal küll seda, et see on see, mis mind paneb tegutsema ja tegutsema selle poole, et teenida neid inimesi, kes on meie kõrval, kes on meie naabrid võib-olla sõbrad, töökaaslased, keegi muud. Ja kui Robert ütles, et töökohast ka kuulutada, siis ma enda jaoks olen teinud siukse otsuse, et tööl ma ikkagi käin tööd tegemas, mitte evangeeliumi kuulutamas. Aga oma olemust ma ei muuda. Nii et nii nagu Priit rääkis ja Raunoga, et tegelikult inimesed tulevad ise ükskord küsima, kui sa elad natuke teistmoodi kui nemad. Ja mina olen ka oma eelmises töökohas kõikide oma töökaaslastega pärast palvetanud pidevalt,
seda asutust õnnistanud, palvetanud, et seal hästi läheb, sest kui firmal läheb hästi, läheb minul ka hästi, läheb töötajatel hästi. Ja ma olen saanud töötajatega eraldi rääkida, kui mõnel on olnud ikka siukene, et näed, et näost on ära, siis sa leiad selle koha, kus küsida, et mis sul mureks on. Tavaliselt ülemused ei lähe küsima, neid see väga ei huvita, nad ei pane tähele. Ja siis räägid nendega. Jah, tõesti, kõikides mu töökohtades, nii praeguses kui eelmises, kõik teavad, et ma olen kristlane tõenäoliselt esimestest nädalatest peale, sest ma ei oska suud kinni hoida alati. Ja mõnes mõttes on see hea, teises küljes vahest tuleb võib-olla komistuseks. Ja mul oli ka selles eelmises firmas, kus ma 7 aastat töötasin, ma kogu aeg palvetasin seda, et ma saaksin ikkagi kellegile ka tõsiselt lõpuni rääkida kogu selle tõe, kogu selle Jumala armastuse loo ära, et nad jõuaksid selleni, et mida nemad oma elus teha tahavad. Ja teate, Jumalal on ühest küljest huumorimeelt, aga teisest küljest on ka see, et Jumal kuuleb meie palveid. Ja vahest, kui me liiga julgelt palume, siis me peame olema valmis ka selleks tegudeks. Ja minul oli selline olukord mõned aastad tagasi, ennem veel, kui ma sealt firmast ära tulin, oli siuke võimalus, et meil firma suvepäevas ei olnud, aga töötajad ütlesid, et aga korraldame ise siis sügispäevad, et juba oli sügis käes ja et teeme ühe ägeda, lähme kuskile välja ja oleme koos ja siis nad hakkasid seal, üks agitaator oli ja hakkas küsima kõigest, kes tulevad ja tule sina ka ja sina ka ja siis tulid minu juurde, ütles, et kuule, et me siin korraldame neid firma mitteametlikke suvepäevasi, et lähme kuskile ja rendime ühe sauna ja oleme koos ja ma ütlesin, et tead, ma tean küll neid suvepäevasid, palju alkoholi ja kõike muud ja mul ei ole seda vaja tegelikult üldse, et ma ei viitsi tulla sellepärast sinna, et näha, kuidas te joote ja nii ongi. Ma olen otsekohene, üsna otsekohene. Ja siis ütles, ja ma ütlesin, et kui te midagi sükest põnevat välja mõtlete ja mulle midagi uut õpetate, mis mind ka huvitab, siis ma olen nõus tulema. Ja nii ta ära läkski mu kontorist sealt. Ja läks, ma ei mäleta, kas läks sama päeval, tuli juba korra tagasi, tuli järgmine päev, et tead, me mõtlesime, et teeme seal kalapüüki ja kõike seda. Ma ütlesin, et kala ma ei oska küll püüda, et kui te selgeks õpetate, siis võib-olla ma isegi juba tulen. Aga siis nad läksid mõtlema ja siis läks vist mingi päev või 2 mööda. Ja siis ta tuli tagasi ja ütles, tead, me kõik teame, et sa käid kirikus. Aga me teame sellest liiga vähe. Teeme nii, et sa tuled suvepäevadele ja sa võtad 1 tunni aja ja sa räägid meile, kuidas sa jõudsid Jumala juurde, miks sa käid Jumala juures, miks sa käid kirikus. Ja teate, hea on paluda, et küll ma tahaks rääkida kõigile ja siis, kui see tuli, siis oli mina või? Ja ma palves südames kogu aeg ütlesin, et Jumal, mida ma neile räägin? Mida ma neile nüüd räägin? Aga ma sel hetkel, kui ma palvetasin, ma ütlesin, et jah, muidugi ma tulen. Ja siis hakkas minu sisse võitlus, et mis ma siis räägin, kuidas ma räägin, et tund aega nad keegi ei usu Jumalat, nad ei tea midagi. Ma ei tea, kas kõik teised ka tahavad või ainult tema korraldab seda. Mul oli nii palju küsimusi. Aga lõpuks see on ikkagi meie kollektiiv, kus me üksteist hästi, me olime sõbrad, me saime hästi läbi ja me olime abivalmid ja sellest oli hea seltskond. Ja me läksime siis suvepäevadele ja siis käisime kala püüdmas, keegi ei saanud ühtegi kala kätte muideks, selles nad kukkusid kõvasti läbi. Aga peale seda oligi õhtu, me tegime sauna, käisime saunas ära ja siis me istume seal laua ääres ja räägime juttu ja nendel on need õllepurgid ees ja me oleme söönud ja ütlevad, et nüüd on see aeg. Sass, räägi meile. Miks on su elus asjad nii, nagu on? Aga tegelikult ei olnud üldse raske rääkida. Sest nii nagu Priit ütles, me räägime sellest, mida Jumal on meie elus teinud. Millest me tunnistama peame, ma ütlen, number 1 on see, mida Jumal sinu elus teeb. Mitte sellest, mis teoloogiliselt tähendab üks või teine kirjakoht, vaid see, mida Jumal sinu elus teeb. Ja see on üks põhjus, miks otsida seda, et Jumal teeks tööd meie elus, paluda neid võimalusi, paluda neid väljakutseid ja abistamisvõimalusi ja rääkimise, evangeeliumi kuulutamise võimalusi, sest sealt tulevad need olukorrad, kus Jumal saab teha imet, kus Jumal saab kedagi tervendada, kus Jumal saab kellegi elu muuta ja sul pärast on sellest teistele rääkida. Ja ma rääkisin kõigest sellest ja nad kõik kuulasid suud ammuli. Ja ma ei mäleta päris täpselt, kas oli 1 või 2 korda, kui keegi kogu selle jutu jooksul tõstis purgi suule. Aga ma rääkisin rohkem kui tund aega. Ja neil oli ka küsimusi ja ma vastasin nii, nagu ma oskasin seda. Aga jah, ma ütleks, et kas ma nüüd läbimurde saavutasin, et keegi oma elu seal Jumalale ei andnud, aga mina tihti endale ütlen, nagu Piibel ütleb, et 1 on see, kes külvab, teine on see, kes kastab, 3 on see, kes lõikab. Ma olen leppinud sellega, et ma võin olla see külvaja. Küll keegi ühel päeval lõikab. Ja ma olen oma elus väga palju näinud, kus keegi teine on lõiganud. Ja selles oli ka peale seda neid suvepäevasi või sügispäevasi, kuidas iganes me siin nimetasime. Mul oli paar inimest, kelle pärast ma sain palvetada töö juures.
ühel, kellel avastati, et kunagi oli üks kasvaja olnud, oli uuesti tagasi tulnud ja ma ütlesin, mina võin palvetada. Ja nad kõik teadsid, et nad võisid töö juures tulla minu juurde ja öelda, et kas sa oled nõus palvetama. Alguses ma ütlesin küll neile, et jaa, ma palvetan su pärast, aga ma ei teinud seda seal. Aga lõpuks ma ütlesin, ma võin siin samas kohe palvetada. Sellepärast, et kui praegu on vaja, siis Jumal võib praegu ka aidata. Ja ma usun, et see on see, milleks meid kutsutud on. Sest minul endal ei ole mitte midagi anda. Kõik, mis anda on ainult temal anda. Ja siis, kui mina olen valmis ja teen oma osa ära, siis Jumal on see, kes teeb oma osa. Kuna ma töö juures olen otsustanud, ma ei käi evangeeliumi kuulutamas, siis mõnes teises kohas on teistpidi. Ja mul on palju olnud võimalusi sõpradega käia reisimas. Ennem veel, kui meil lapsi ei olnud Siiriga, siis me käisime iga aasta mitmeid korda Slovakkias. Ja see oli niimoodi, et meil oli kirikuseltskonda, aga me alati kutsusime kaasa ka mittekristlasi sinna. Ja alati me reisid algasid ühtemoodi. Me kohtusime hommikul kell 10 kuskil kohas, erinevates, kas kellegi kodus või kuskil McDonaldsis või kuskil mujal. Ja me alustasime reisi alati palvega. Kõik koos. Usud sa või usu, nüüd on see koht. Me palvetasime, me õnnistasime seda reisi ja kõik läks alati hästi. Ja siis, kui meil sündisid lapsed ja Heleri sündis kõigepealt, siis ütles ühed sõbrad, kuule, jaanuarikuu hakkab kätte tulema, kas me Slovakkiasse ka läheme? Ütlesin, tead, see aasta on nii, et me ei tule, aga minge ise, te teate juba küll, kus kõik asjad on, kus poole bussid sõidavad, kus poole auto on, kus trassid on, kõik, kus ööbimised on. Ilma sinuta me ei lähe. Ütlesin, mis pärast? Ei, kui sina oled ka, siis on alati kõik hästi, kõik õnnestub, õnnetusi ei juhti ja kõike muud. Ütlesin, et jah, ma tean, Jumal on endiselt see sama. Sa tead, et mina olen seal koos Jumalaga. Ja need reisid jäid ära, sellepärast, et nad ei läinud. Ja minul ei olnud aega, minul sel hetkel oli pere ja lapsed olid tähtsamad ja nii see õigi. Aga see sama üks nendest agitaatoritest, kes küsis, et tule, et kui sina ei tule, siis me ka ei tule ja ei lähe. Ja nendel sündis tütar, nende esimene tütar. Ja ta põlved jalad käisid tagurpidi. Ehk siis jalad käisid siia poole, mitte taha poole, nagu peaks käima. Ja mida nad tegid? Mõned teavad mul seda lugu, ma olen seda mujal ka rääkinud. Nad helistasid meile koju ja küsisid, et kas te saate palvetada Katariina pärast, sest ta põlved on pahunpidi. Ja selle peale ma ütlesin, et jess! Ma mäletan, Siiri oli kõrvale, näitas mulle, et see ei ole normaalne. Inimene helistab murega ja ma ütlesin, ei. Miks ma ütlen jess? Sellepärast, et ta ei küsi täna minu käest. Mina ei saa ta last terveks teha, aga Jumal saab. Kui keegi pöördub sinu poole selle palvega, siis tegelikult pöördub see inimene Jumala poole. Meie oleme need vahemehed. Mitte meie ei saa seda au endale, mitte meie ei ole need, kes midagi teevad. Täna see tüdruk jookseb väga kiiresti, teeb väga hästi sporti. Ta on väga tubli, aga Jumal on see, kes seda teeb. Me peame olema valmis. Minu viimane kogemus oli mõned nädalad tagasi, kui oli Generatsioon 2 noortelaager. Ja siis oli üks töögrupp, kes rääkis evangelisatsioonist ja siis nad läksid tänavatele ja meie noored läksid ka ja küsisid, kuule, kas ma oleks ka nõus kaasa tulema, et äkki on vaja tõlkida või midagi, mõtlesid, okei, lähme. Ja ma mäletan ühte viimast kohtumist seal ühe 3 noormehega ja sama lugu natukene nagu Raunol, et kui ma nende noormestega rääkisin, kust me oleme ja julgustasin neid ja rääkisin Jumala armastust, üks ütles, ma olen käinud siin Gideoni laagris. Ma olen käinud siin. Aga me rääkisime taga sellest, et rääkis oma muredest ja me palvetasime, me ütlesin, et aga Jumal saab aidata, aga sina pead tegema selle esimese sammu. Jumal ei suru sinu ellu ennast sisse, kui sina ei taha. Ma juhatasin neid Arturi Jõhvi kogudusse, kuna Jõhvis me käisime. Ma ütlesin, et tule pühapäeval sinna. Me uurisime, mis kellal teenistusel on. Tulge. Ütlesid, jah, me teame Arturit, me teame seda kogudust. Ma ütlesin, et aga tulge. Kui te tahate saada sellest alkoholist vabaks, siis tulge. Ja nad tahtsid. Nad ütlesid, et see on probleem nende elus. Ja nad ei ole kuskilt abi saanud. Meie roll on olla seal kohal ja rääkida. Ja nii nagu ka, kumb see ütles, Rauno vist ütles, et me ei pea muretsema, mida öelda. Kui me elame koos Jumalaga, siis meil on alati milleski tunnistada, mida Jumal on meie elus teinud. Me kõik vajame neid kogemusi selleks, et meie usuelu põleks. Et meie usuelu oleks selline, mille peale inimesed vaatavad ja ütlevad, et mina tahan ka ja tuleks küsima. Ma mõtlen selle peale, et Jeesuse eeskuju ei olnud see, et ta käis tänavatel evangeeliumi kuulutamas, vaid Jeesuse eeskuju oli inimestele, nad ise tahtsid teada, nad jooksid Jeesuse järgi. Ja see on see, mida meie peame tegema, et inimesed tuleksid ja ütleksid, anna mulle ka. Mina tulin sama asjaga kirikusse. Mu elus olid kõik asjad olemas.
mul oli tore perekond, mul oli palju sõpru, meil oli töökohad, meil oli finantsidega kõik hästi. Ja siis, kui ma käisin ühel korral meie noortekooriga Otepääl, siis ma ütlesin, et neil on midagi, mida mul ei ole veel. Seda rõõmu, seda sära ja ma ütlesin, ma tahan ka. Ja sellepärast tulin mina kirikusse, et saada ka seda. Ja täna ma tahan seda teistele edasi anda. Sest Jumal on seda väärt. Ja Jumal peab meie elus välja paistma. Ükskõik kui raske meil ei ole, Jumal tahab välja paista. Ja Jumal tahab, et tema nimi saaks austatud. Ja me kõik võime olla selleks tööriistad. Nii et meil on kõik olemas, kogu see varustus. Kui sa oled täna siin telgis, siis ma kinnitan, et sul on mida kellegile rääkida. Muidu sa ei oleks siin. Muidu ma võiks öelda, et Jumal ei ole sinu elus mitte midagi teinud, kui sind siin ei ole võib-olla. Aga kui sa siin oled, siis kindlasti on Jumal midagi su elus teinud. Räägime sellest teistele ja tema saab austatud. Aitäh! Suur tänu, Urmas! Süda läheb põlema, on ju, kui kuulad selliseid lugusid. Ja teate, sõbrad, minu põhimõtteliselt ainukene soov sellele seminariga ongi see, et sütitada meis seda sama janu, olla Jumala tööriistad, olla kasutatud Jumala poolt samamoodi. Ma usun, et nii mõnegi teist on sellised vahvad lood samamoodi olemas ja kui ei ole, siis ma tahan päriselt meile kõigile esitada ühe sellise nagu väikese väljakutse. Ja nüüd on paar asja, võite isegi need kirja panna, on sellised 5 asja, mille peale ma tahaksin, et te mõtleksite. Võib-olla te ei täida nendest mitte ühtegi, ma ei tea, aga võib-olla on nendest 5 asjast midagi, mis Jumal paneb sulle südamele, mida sa ka võiksid teha. Lihtsalt mõtted. Selline challenge. Esimene asi, ma ei tea, kas sinul on olemas palvenimekiri inimestest, kellele sa tahaksid tunnistada või keda sa väga tahad, et nad tuleksid Jumala juurde. Ma tahaks julgustada sind tegema endale selline nimekiri. Jällegist, ärme mingem äärmusesse. Ma saan aru, et mõned teist tahaksid sinna panna 357 000 inimest, aga no ole hea inimene, tõmba pidurit ja mõtle nagu reaalselt, nagu päriselt. Alusta võib-olla 3 inimesest, võib-olla 5 inimesest, ma ei tea. Võib-olla need on lihtsalt paar sinust lähedasemat sõpra või sugulast või töökaaslast. Ära hakka kohe terve maailma eest palvetama, aga samas, eks ole, mitte kellegi eest konkreetselt. No ei ole vaja, eks ole, no ei ole me veel John Wesleyt, kes saaksid öelda, et terve maailm on minu kihelkond, eks ole. Natuke on meil vaja veel kasvada. Aga võib-olla sa saad endale lihtsalt valida mõned inimesed, kelle eest sa hakkad palvetama ja ütle, Jumal, kui see sulle meelepärane on, lase mul mingil hetkel neile olla tunnistuseks. Lase mul mingil hetkel neile olla valguseks. Luba mul mingil hetkel midagi rääkida neile sinust. Ja teate, mina millegipärast usun, et see on Jumalale meelepärane palve. Ma millegipärast väga kahtlen, et Jumal vaatab sinu nimekirja ja ütleb, ei luba, ei taha, ei sobi. Ma millegipärast arvan, et see on selline palve, millele Jumal millegipärast kindlasti, ma arvan, vastab. Võib-olla probleem ongi selles, et me ei palveta võib-olla niimoodi, et issand, kellele sa lased mul nüüd kuulutada evangeeliumi. Ma arvan, et Jumal ootab sellist palvet. Olete minuga nõus, ma loodan, on ju? Seepärast ole hea, võta palveta selle üle, kas või siin laagris võib-olla täna õhtul või homme või ma ei tea, mine palvetelki, mõtiskle, õhtul jaluta mere ääres tuulise ilmaga ja võib-olla sulle Jumal paneb mõned inimeste nimed südamele. Kirjuta nad endale mobiiltelefoni, pane endale mingi meeldetuletus palvetada nende eest. Kirjuta, ma ei tea, piibli sisekaanele need inimesed, et nad sul ära ei kao ja hakka nende inimeste eest palvetama. See on esimene väljakutse sulle. Mõtle selle peale, võib-olla see on midagi, mida sa võiksid teha. Teine asi on selline, võimalusel räägi kellegile oma lugu, mis Jumal on teinud sinu elus. Räägi kellegile oma lugu. Kuidas Jumal on sind muutnud, mis Jumal sinu elus on teinud. Ja teate, Jumalast rääkida päriselt nii keeruline võib-olla ei olegi. Sa võid rääkida selline
milline sa olid võib-olla enne kohtumist Jumalaga, mis juhtus, miks sa Jumala juurde tulid, mis Jumal muutis sinu elus ja milline sa nüüd oled, mida see usk sulle päriselt annab ja kui sa jagad neid asju, siis ega oma tunnistuse jagamine ei ole väga keeruline. Põhimõtteliselt juba vist selle aasta algusest on meie metodisti kiriku veebilehel Mariana paneb iga nädal välja siuksed toredad lood, hästi lühikesed sellest, kuidas inimesed on tulnud Jumala juurde. Seal on ka Urmase lugu ja mõningate meie vaimulike lugu, mõningate teie lood on seal ka täpselt samamoodi olemas. Sa võid minna sinna meie veebileheküljele metodistikirik.ee ja lihtsalt lugeda, kuidas inimesed hästi lihtsalt räägivad sellest, mis Jumal tegi nende elus ja ma tahan väljakutse sulle esitada, et mõtle ja palveta ja küsi Jumalat, Jumal, kellele ma võiksin oma lugu rääkida. Ja siis hoia oma silmad lahti. Ja siis päris ära ka jookse, kui Jumal sulle selle võimaluse annab. Võta ikka julgus kokku ja ikka räägi siis ära ka. Eks ole, võib-olla esimene kord on hirmus, võib-olla esimesed 125 korda on hirmsad, aga võib-olla mingil hetkel läheb natukene kergemaks. Nii et ole julge ja räägi oma lugu inimestele. Kolmas asi võib-olla puudutab rohkem noori, aga ma tahan teile ka esitada ühe väljakutse. Sõbrad, kui ma vaatan noorte inimeste Instagramme, Facebookis nad juba vähe istuvad, aga mõned ikka on seal ka, siis teate, ma näen seal, ma ei hakka rääkima, mida ma seal näen. Aga mida ma seal väga vähe näen, ma ütlen teile ausalt, ma näen seal väga vähe Jumalat. Ma näen seal väga vähe Jumalat. Ma näen, mida nad söövad, ma näen, kelle nad hängivad, ma näen katkiseid teksapükse ja ägedaid tosse ja ma näen, ma ei tea, mida veel seal, igasuguseid muid asju. Aga ma näen väga vähe Jumalat. Aga sõbrad, teate, ma millegipärast arvan, et Jumal on meile andnud sellise vägeva tööriista ka tänapäeval, kus sa võid evangeeliumi kuulutada täiesti suurtele auditooriumitele jagada ja see ei maksa sulle mitte midagi. See on isegi selline asi, et tead, sa ei pea otse minema inimesele, kellegi ütleb, sa võid seda vaikselt endal kodus teki all teha, eks ole, kirjutad mingi sõnumi või teed ühesõnaga midagi ja inimesed saavad lugeda ja kellegi mõtted võib-olla hakkavad teatud suunas kuskile liikuma. Sõbrad, ma arvan, kui apostel Paulus oleks täna elus, siis ta vaataks meile vähe kõõrd ja ütleks, kuulge, normaalsed või? Teil on sellised võimalused, teil on internet, teil on Instad ja Facebookid, teil on telekas, teil on raadio ja te nii vähe neid kasutate. Ma arvan, et oleks vihane meie peale. Aga sõbrad, kasutame ka seda. Jah, pange mida te sööte, võite seda ikka panna ka sinna. Aga teate sellest, igavikulist kasu ju ei ole lõppkokkuvõttes, millist purksi te seal sõite. Aga pange ka midagi ikkagi sellest, mis räägib ka Jumala suurusest ja Jumala armastusest. Olge ka seal valguseks. See on kolmas asi. Neljas asi. Mõelge ka selle peale, millest pastor Stanislav eile rääkis. Väikegrupid. Need osadusgrupid, kuhu on ka võimalik kutsuda oma mitte-kristlastest sõpru. Sellesse osadusse, kus nad võiksid saada võib-olla oma esimese kogemuse kristlastega, Jumala rahvaga. Võib-olla see on midagi ka, kus te võite lihtsalt kellegile külla minna, kedagi endale külla kutsuda ja vot sellises väikegrupi formaadis suhtlemine, ma usun, võib aidata nii mõnelegi inimesele teha selle kirikulävepaku väiksemaks. Mõtke selle peale. See oli 4. väljakutse ja viimane. Teate, kui rääkida mitte kristlastega, ma usun, et paljud teist on kogenud ka võib-olla seda, et kui inimene on ka natukene võib-olla huvitatud ja tal on mingisugused küsimused, siis sa teinekord ei tea, kuhu teda kutsuda. Ja sa mõtled, et tead, kutsun teda kirikusse, ta ei saa 95% aru, mis seal toimub, on ju? Ja sa mõtled, et aga mida ma nüüd teen, eks ole, mis võiks olla ka selline variant, kuhu inimest nagu kutsuda, kus ta võib-olla õpiks midagi Jumalast, aga mis oleks niivõrd kuidagi, kus ei oleks mingisugusest kohustust, eks ole, kus ta saaks lihtsalt nagu sellist informatsiooni täiesti kristlikest algtõdedest. Ja teate, sõbrad, ma ütlen, ma viimasel ajal
olen ka natuke suhelnud ja mind üllatab, et mõni inimene on jõudnud ikka 40 ja 50 ja nii edasi ja absoluutselt mitte midagi kirikust ega jumalast ei tea. Kogu see teema on suure kaarega inimesest lihtsalt mööda läinud elus. Eks ole, ta küsib selliseid asju, mida nagu meie jaoks on see nagu elementaarne asi, nagu me teame seda lapsest saati ja ta ei tea neid asju absoluutselt. Ja sõbrad, on olemas üks väga hea tööriist. On olemas alfakursus. See on selline kursus, mis annabki võimaluse inimestel, kes vähe Jumalast teavad, tulla, saada informatsiooni, õppida, natukene tundma midagi ja samas, kui nad ei taha Jumalat järgida, siis palun väga, egas keegi ei käsi midagi. Ja samas paljud inimesed hakkavad sealt tegema mingisuguseid teisi samme. Ja tihtipeale, teate, on ka selline nagu, kuidas ma ütlen, vahel natukene selline arusaam. See ei ole midagi, mis oleks kuskil sõnastatud. Aga kui räägitakse koguduse kasvust, siis vahel on nagu selline mulje, et päriselt see on pastori kohustus teha nii, et kogudus kasvaks. Kui kogudus nagu läheb väiksemaks, siis vaadatakse pastorile niimoodi natuke kõõrdi ja öelda, et mis toimub, eks ole, et kus inimesed on. Aga mõtlemata selle peale, et inimesi kirikusse peaksime tooma kes? Meie, on ju? Et põhimõtteliselt see isegi võib-olla ei ole karja see esimene asi, tuua neid lambaid, eks ole, ega karjane ei sünnita lambaid, lambad sünnitavad lambaid, eks ole. Ja teinekord on niimoodi, et me ootame, et pastor peab olema see, kes kogu aeg inimesi nagu Jumala juurde toob, on ju? Et see on nagu kuidagi tema töö. Ja siis me tuleme kõik lihtsalt pühapäeval kohale ja meil on koos hea osadus ja tore olla. Aga teate, kui palju ka pastor ei pingutaks päriselt. Pastor jõuab teha ainult nii palju. Tule korra. Okei, tule, hea. Näiteks niimoodi, et ta võib-olla toob ühe inimese Jumala juurde, on ju? Võib-olla mõne aja pärast tal õnnestub veel üks inimene tuua Jumala juurde. Võib-olla mõne aja pärast veel 3 aasta pärast. Ja siis 10 aasta pärast ka veel, ole hea, tule kirikusse. Ja 4 inimest tuli ja tubli, näiteks seal kiriku juht või juhatuse esimees või pastor, kes seda tegi ja väga hea. Ja siis samal ajal 10 aasta jooksul suri ära 25. Ja mis meil juhtus? Kogudus meil päriselt kahaneb, on ju? Kas pole nii? Olge head, istuge korraks maha. Aga mis oleks niimoodi, kui juhtuks sääraselt, et võib-olla üks inimene toob ühe inimese Jumala juurde. Aga siis me läheme koos, too tema. Ja siis me toome koos kellegi Jumala juurde. Ja nüüd me läheme kõik koos veel. Mingi leidke, keegi tooge veel. Tule sina. Nii mina toon sinu Jumala juurde. Nii ja teie pidagi nüüd matemaatikat. See oli nüüd mitmes, see oli 3. kord, kui me läksime. Ja tulge nüüd teie ka ikkagi. Nii ja pidagi kinni üks hetk. Nii, tulge tagasi. Ja. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tee ruttu. Nii, et ja vaadake, kuidas asi toimib. Aga lähme nüüd, me kõik nüüd veel koos ja lähme nüüd toome veel kedagi Jumala juurde. Kuule, Patune, tule nüüd, sul on vaja meelt parandada. Nii, olge head, teie ka. Ja.
nii, ja minu arust me oleme praegu alles, palju me tegime, mingi 4 või 5, 4 korda me käisime, eks ole, siit saali vahet. No kas teeme veel ühe või te saite juba põhimõtteliselt asjale pihta? No teeme veel ühe igaks juhuks, et siis nagu on asi kindel. Nii, nüüd igaüks me peame veel ühe inimese tooma. Ja mina juba võtsin ta ära ja teate, sõbrad, ma arvan, et kui me niimoodi jätkame veel natukene aega, siis meid siin ees on varsti rohkem kui juba teid. On ju? Aga selline hästi lihtne asi näitab päriselt, kui tähtis on. Ja nüüd tähelepanu. Et iga kristlane võtab Jeesuse Kristuse sõnu, minna kogu maailmasse ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule tõsiselt. Aamen. See ei ole ainult pastori töö või koguduse juhatuse esimehe asi või jutlustajate asi, vaid see on meie iga inimese töö. Ja vaadake, kuidas pilt hakkab muutuma ja kuidas kogudus hakkab kasvama. Aitäh, tehke üks väikene aplaus kõikidele nendele vastpöördunutele ja siis lubame neil tagasi kohtadele istuda. Aplaus neile ka, kes julgesid kutsuda kedagi. Sõbrad, mina unistan sellest, et kunagi Jumala armust me võiksime ka Eesti Metodisti kirikus näha sellist kasvu. Mitte sellist lineaarset, vaid eksponentsiaalset kasvu. Et me näeksime uusi kogudusi rajatud. Et me näeksime seda, et inimesi tuleks järjest rohkem Jumala juurde, inimeste elusi saaks muudetud. Ja sõbrad, ma usun seda, et igal ühel meil on selles oma roll. Ja see vist ei ole nii keeruline. Tuleb vaid teha seda, mida tõesti on siin juba mitmeid kordi öeldud, et me peaksime elama seda kristlikku elu. Me peaksime näitama oma tegudega seda, kes me oleme. Aga ka mitte unustama rääkima seda lugu, kuidas Jumal on meid muutnud. Ja kasutama neid võimalusi, mis meil on. Ja võib-olla selleks tööriistaks on kodugrupp, võib-olla selleks tööriistaks võib olla alfa kursus, kuhu me saaksime inimesed kutsuda ja nad võiksid kogeda Jumalat ja midagi temast õppida. Aga võib-olla see on lihtsalt see sinu enda palve nimekiri, võib-olla see on see, kui sa lihtsalt oma töö juures räägid oma lugu, nagu tegi seda Urmas või Rauno või Priit sõjaväes või keegi veel kuskil. Aga sõbrad, Jumal loodab meie peale. Jumala missiooni siin maa peal ei hakka täitma mitte keegi. Kindlasti seda ei hakka tegema kurat. Nii et kui meie inimestena seda ei tee, siis see Jumala missioon jääb täitmata. Aga kui me võtame neid Jeesuse käskivas kõneviisis öeldud sõnu ikkagi tõsiselt, mitte selliselt, nagu ma alguses ütlesin, et see on nüüd mitte mingi koorem, mille all sa pead ägama ja mõtlema paaniliselt iga päev, et aga millal ja kellele ja kuidas sa pead nüüd seda tegema. Vaid kui me võtame seda tõsiselt, vastutustundlikult, aga rõõmuga ja palvega ja otsime neid võimalusi ja oleme lihtsalt Jumala tööriistad, siis ma usun, et me näeme head vilja. Kas pole nii? Palvetame üheskoos. Issand, ma palun sind, et sa võiksid kõnetada meid igat ühte. Et me võiksime olla sellele maailmale valguseks ja soolaks. Seal, kus me töötame või õpime, meie sugulaste keskel, kes veel ei tunne sind. Issand, ma palun sind, et sa paneksid meie südamele inimesi, kelle eest hakata tõsiselt palvetama ja võib-olla ka paastuma. Et issand, sa julgustaksid meid rääkima oma lugu, et me ei magaks maha neid momente, issand, kui me sõidame taksos või oleme sõjaväes või istume töötajatega einelauas ja võib-olla
tekib kiusatus kiruda poliitikuid, aga võib-olla sa annad meile tarkust hoopis suunata jutuajamine sinule ja igavikulistele väärtustele. Issand, aita meil omada seda tarkust, kus me saaksime jagada oma lugu. Issand, õnnista, et me võiksime kasutada kõiki tööriistu ja olgu see siis e-kiri või Instagram või Facebook, kus ka meie seal võiksime rääkida sinust ja kuulutada evangeeliumi. Ning õnnista, et meie kogudused võiksid kasvada, Issand. Ja õnnista, et meie selles sinu plaanis täidaksime oma rolli Jeesuse Kristuse pühal nimel. Ja Jumala rahvas ütleb Aamen. Kallid sõbrad, olge õnnistatud ja julgustatud, kuulutage evangeeliumi nii, nagu Jeesus seda ütles. Ja nüüd on meil aeg nii kaugel, et on õhtusöögi aeg. Kas meil on veel midagi vaja öelda, informatsiooni? Kui ei, siis head isu ja kohtume siis natuke enne 7 õhtusel teenistusel. Well, the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close.